Augustis ja septembri alguses on viinamarja kasvatajal üks pisku rahulikum periood. Kobaratelt lehed on juba eemaldatud, marjad hakkavad värvuma, ladvad on maha võetud, see annab juba võrsetele ka puitumist ja talveks ettevalmistumist. Mida peaks kindlasti siis arvestama, et need ahvatlevad kobarad, kui nad värvuse saavad, kas siis punase või sinise, et mitte ei hakkaks kohe sööma. Sest viinamarjadel on see omapära, et suhkrute kogunemine, aroomiainete kogunemine, kõik see toimubki sel ajal, kui marjad hakkavad värvuma. Nii et seda õiget maitse nüanssi kätte saada, siis peaks vaatama, kui marjad on nüüd värvunud ja ootama vähemalt 2 nädalat, oleneb ilmadest isegi 3 nädalat. Ja sordid, mida me siin Eestis kasvatame, on väga erineva valmimisajaga. On varaseid sorte, on hilisemaid sorte. Varasemaid sorte, nagu näiteks lätlaste sort Silga, võiks juba maitsma hakata, sest need marjad hakkasid värvuma juba augusti alguses. Aga näiteks sort Rondo, mis on meil nüüd küll hinnatud veinisordina rohkem, mitte söögiks, aga ta on ka süüa väga hea, siis see on üks hilisemaid sorte, mis hakkas värvuma meil alles augusti teisel poolel, siis selle sordi tarbimisköpsus tuleb kuskil septembri lõpus. Veini viinamarjade erinevus lauaviinamarjadest on siis põhiliselt see, et marjad on tunduvalt väiksemad, kobarad tihti ka väiksemad, Rondol on küll hästi suured kobarad, aga see on siin nüüd Hasanski slatki. Ja miks siis just sellised marjad on veiniks head, et mis annab veinile selle värvuse, on ju värvained, antotsiaanid ja neid on kõige enam siis viinamarja kestas. Nii et sellepärast ka niisugused paraja väikse suurusega marjad sobivad veiniks. Aga samas nad ikkagi sobivad ka söömiseks. Kui tumedate viinamarjadega on lihtne näha, millal hakkab see küpsemine saabuma, siis heledate viinamarjade puhul tuleb vaadata, et alguses on nad hästi rohelised ja kui nad hakkavad minema heledaks ja võtavad niisuguse kollaka värvuse, siis tuleb sellest ajast hakata vaatama ja ikka, nii nagu ma rääkisin, 2-3 nädalat, siis hakkab saabuma veiniküpsus. Ja üks märk, mis annab tunnistust, et marjad on valmis, kui linnud jõuavad kohale, et linnud teavad väga täpselt, kui suur on see suhkrusisaldus marjades ja tooreid marju tavaliselt nad sööma ei hakka. Muidugi ei ole veel teada, kui võrd nad nüüd meie sorte siin tundma õpivad, ega see asi on alles uus, et see on nüüd nagu minu tähelepanek, mis ei pruugi igal pool veel kehtida, sest näiteks eelmine aasta nad ei saanud üldse viinamarjast aru ja siin Rõhukatsekeskuses nad eriti viinamarju veel ei noolinudki. Ja veel kord ma tahaks rõhutada, et viinamarja kasvatuses meil on praegu 2 suunda, on lauaviinamari ja veiniviinamari ja see, millest nüüd meie siin Maaülikooli katsejaamas oleme rääkinud, meil on veiniviinamarja sordid, me ei tegele lauaviinamarjaga. Ja see, kui ma räägin, et kuna süüa, siis lihtsalt need veiniviinamarjad kõlbavad ka süüa, aga nad ei ole mitte nii head kui kasvuhoonest tulnud lauaviinamarjad. Aga kui siis ikkagi tehakse veini, siis on eriti oluline vaadata selle marja küpsust, sest muidu me ei saa seda veini värvi ja seda veini aroomi. Ja üldreeglina, millal siis korjata veiniks marja, on siis levinud, igal viinamarja kasvatajal peab olema portatiivne refraktomeeter ja ta vaatab, kui näit on 19-20, siis hakkame korjama marju. Kui see näit on väiksem, tuleb veel oodata.